Kristus on üles tõusnud, ta on tõesti üles tõusnud, halleluuja. Armsad sõbrad, ülestõusmisaeg on kestnud juba õige mitu nädalat. Oleme jõudnud ülestõusmisaja 7. pühapäevani. See on pühapäev, mis jääb Kristuse taevasse minemise püha ja nelipüha vahele. Selle pühapäeva ladinakeelseks nimetuseks on exaudi, eesti keeles tähendab see kuule või võta kuulda, ja see nimi pärineb selle pühapäeva vanakiriklikust algussalmist, mis kõlab nõnda. Kuule, issand, mu häält, kui ma hüüan su poole. Halleluuja! Sulle ütleb mu süda, ma otsin su palet. Sinu palet, issand, ma otsin. Ära peida oma palet mu eest. Halleluuja, halleluuja. Ülestõusmisaja 7. pühapäeva teemaks on kahtlemata püha vaimu ootus. Täpselt nii, nagu sobib Kristuse taevasse minemise püha ja nelipüha püha vaimu väljavalamise päeva vahelisse aega. Enne oma taevasse minemist ütles Jeesus oma jüngritele, me leiame need sõnad apostlite tegude raamatu algusest. Te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda ja Samaaria maal ning ilmamaa äärteni. Sellise tõotuse andis Jeesus oma jüngritele ja püha Luukas ütleb meile sealsamas apostlite tegude raamatu 1. peatükis, et kui Jeesus oli läinud üles taevasse, siis läksid apostlid tagasi Jeruusalemma ja olid seal iga päev ühel meelel palves. Palves oodates selle tõotuse täitumist. Sellest samast tõotusest, selle sama püha vaimu tulemisest, selle jumaliku väe tulemisest ülalt kõrgelt kõneleb ka meie tänane evangeelium, milleks on taas üks lõik Jeesuse hüvast jäetu sõnadest jüngritele viimasel õhtusööma ajal. Me oleme neid lõike kuulnud ka eelnevatel pühapäevadel. Seekord on selleks mõned valitud salmid Johannese evangeeliumi 15. peatüki lõpust ja 16. peatüki algusest. Need salmid, need Jeesuse sõnad kõlavad nõnda. Kui tuleb lohutaja, kelle ma teile isa juurest saadan, tõe vaim, kes lähtub isast, siis tema tunnistab minust. Ja teiegi tunnistate, sest te olete olnud minuga algusest peale. Seda ma olen rääkinud teile, et te ei komistaks. Nad heidavad teid kogudusest välja. Jah, tuleb tund, mil igaüks, kes teid tapab, arvab end Jumalale teenet osutavat. Ja seda nad teevad, sest nad ei ole ära tundnud ei isa ega mind. Kuid seda olen ma teile rääkinud, et kui see tund tuleb, siis tuleks teile meelde, et mina olen seda teile öelnud. Seda ma ei öelnud teile kohe alguses, sest ma olin koos teiega. Niisiis Jeesus annab tõotuse saata oma jüngritele isa juurest tõe vaim, keda ta nimetab siin ka lohutajaks. Võiksime küll kasutada selle kreekakeelse sõna tõlkimiseks, mida siin kasutatakse. Kreeka keeles on see paraklitos, mitmeid muid eestikeelseid vasteid peale lohutajagi. Näiteks vanemates eestikeelsetes piiblites öeldakse lohutaja asemel trööstija. Aga ma pean ütlema, et minule endale meeldiks siinkohal kasutada ühte teist sõna, ja nimelt eestkostja. Seda sõna võiks tõlkida aga ka eestkõneleja või näiteks advokaat. Nii see sõna ongi tõlgitud ladina keelde ja näiteks ka mõnedes
ingliskeelsetes piibliväljaannetes tarvitatakse sõna advokaat. Jeesus saadab püha vaimu kui lohutaja, trööstija, advokaadi, eestkostja, kes tuleb selleks, et anda temast tunnistust. Nii ta siin ju ütleb, et tema tunnistab minust. Aga Jeesus lisab, et püha vaim ei tunnista mitte üksi, vaid ka teie tunnistate. Püha vaim kasutab selleks, et Jeesusest tunnistust anda tema jüngreid. Meid, kõiki neid, kes Jeesusesse usuvad. Ja selleks peavad nad jääma kindlaks ja ustavaks ka siis, kui neid rängalt taga kiusatakse. Selle tunnistuse sisuks, mida püha vaim annab, mida annavad Jeesuse jüngrid, mida andma oleme kutsutud kõik meie, on evangeelium, see tähendab hea sõnum või rõõmusõnum Jeesusest Kristusest kui Jumala ainusündinud pojast, kes on saanud inimeseks, kes on meid oma püha elu, ka oma kannatuste, surma ja ülestõusmisega lunastanud, kes on toonud meile pattude andeks andmise, kes on võitnud meile kätte igavese elu lootuse. Ta on tulnud meie pärast, selleks, et meie ei hukkuks, vaid võiksime pärida igavese elu, lõpmatu õnne ja rõõmu oma isa juures taevas. See on püha vaimutunnistuse sisu, see on meie kõigi kristlaste usu ja tunnistuse sisu. See on ka evangeeliumi sisu, see ongi see tunnistus, mida me kõik oleme kutsutud andma. Aga vaatame seda tänast evangeeliumi, mida me ennist kuulsime, veidi lähemalt, algusest peale. Nagu öeldud, kohe selle alguses kinnitab Jeesus oma jüngritele, et ta saadab püha vaimu, ta nimetab teda ka tõe vaimuks. Ta saadab selle vaimu isa juurest kui lohutaja või trööstija või nii nagu ma ütlesin, eestkostja. Seda sama sõna eestkostja või paraklitos kasutab apostel Johannes oma esimeses kirjas Jeesusest endast kõneldes. Nimelt julgustab ta meid seal nõnda. Kui keegi patustab, siis on meil eestkostja, paraklitos, eestkostja isa juures Jeesus Kristus, kes on õige ning tema on lepitusohver meie pattude eest. Kuid mitte üksnes meie, vaid ka terve maailma pattude eest. Tema on meie eestkostja või eestkõneleja või advokaat, aga tegelikult on ta palju enam. Ta on lepitusohver meie pattude eest. Meie oleme kui süüalused, aga tema on astunud meie asemele. Tema on võtnud meie patud, meie süü ja meie karistuse enda peale. Ta on surnud meie eest selleks, et meie oleksime vabad nii patust, kurjast kui ka surmast. See ongi evangeeliumi keskne tunnistus. See ongi see rõõmusõnum, mille me oleme usus vastu võtnud ja mida me kuulutame. Jeesus Kristus on lepitusohver nii meie kui terve maailma pattude eest. Tema on meie eestkostja. Ja püha vaim samuti eestkostjana või trööstijana või lohutajana, tema on tulnud, tema on saadetud selleks, et ta võiks need Jeesuse sõnad, mida ta kuulutas, ja eeskätt selle töö, mida ta tegi, selle lunastustöö siin maailmas jätkuvalt läbi aegade ja kõikjal nähtavaks ja kogetavaks teha. Selleks, et tuua üha uusi ja uusi inimesi usule, selleks, et kinkida üha uutele ja uutele inimestele andeks andmine ja igavese elu lootus.
nagu öeldud, ka meie kaudu. Sest Jeesusest tunnistuse andmiseks kasutab Püha Vaim meid, Jeesuse jüngreid. Jumala vaim on võtnud meid oma elu asemeks. Apostel Paulus ütleb, et me oleme Püha Vaimu tempel, Jumala vaim elab meie sees, aga mitte selleks, et siin meie sees tegevusetult viibida, vaid selleks, et anda meile inspiratsiooni, jõudu, väge, nii nagu Jeesus tõotas Apostlite tegude raamatu alguses oma jüngritele, selleks, et me võiksime teha seda tööd, mis meie kätte on usaldatud, seda kuulutuse ja armastuse tööd hingede päästmiseks, mis on Jumala suurim, ülim tahtmine, mis on Jumala südameasi, et keegi ei hukkuks, vaid kõik võiksid pääseda, kõik, kes usuvad Jeesusesse, Kristusesse. Jeesus võrdleb ennast selles samas Johannese evangeeliumi 15. peatükis, kust meie tänase evangeeliumi algussalmid pärit on, viinapuuga. Ta ütleb, mina olen tõeline viinapuu ja oma jüngrite kohta ütleb ta, et teie olete oksad. Oksad mitte ilu pärast ega lõbu pärast, vaid oksad selleks, et kanda head ja rohket vilja. Aga see on võimalik üksnes siis, kui me jääme Jeesuse selle tõelise viinapuu külge, kui me ei rebi ennast tema küljest lahti, kui me ei lase mitte millelgi ennast temast lahutada ja kui tema Püha Vaim meid jätkuvalt elustab, puhastab, pühitseb ja valgustab. Võiksime võrrelda seda Püha Vaimu selle mahlaga, mis voolab nii viinapuu tüves kui okstes ja paneb need oksad vilja kandma. Just nii paneb Püha Vaim meid kandma vilja, mitte oma vilja, vaid Jeesuse kui tõelise viinapuu head ja rohket vilja. Ilma Püha Vaimuta ja ilma Jeesusega osadusse jäämata ei suuda me mitte midagi. Aga kui me jääme temasse ja kui tema Püha Vaim meid jätkuvalt täidab ja meie sees head tööd teeb, siis me kanname vilja. Siis suudame ka meie anda ustavalt tunnistust, kas või kuni surmani. Nii nagu Pühakiri ütleb, ole ustav surmani, siis annan ma sulle pärjaks elu. Ainult Jeesusesse jäädes, ainult Püha Vaimu väes me võime anda sellist tunnistust, mis toob igavese elu meile ja teistele, neile, kes seda tunnistust kuulevad. Kui me jääme ustavaks, kas või kuni surmani, selleks, et saada pärjaks igavene elu. Seda, et Jeesuse jüngrid peavad arvestama surmaga või vähemalt tagakiusamise ja kannatustega. Seda ütleb Jeesus meile tänases evangeeliumis samuti väga selgelt. Tuletame meelde. Nad heidavad teid kogudusest välja. Siin on mõeldud eeskätt juutide kogudust ehk sünagoogi. Aga see on isegi see kergem variant, sest et Jeesus lisab, jah, tuleb tund, mil igaüks, kes teid tapab, arvab end Jumalale teenet osutavat. Nii oli see esimeste kristlaste puhul, tuletame meelde, isegi apostel Paulus enne oma pöördumist, siis kui ta kandis veel nime Saul või Saulus, oli äge kristlaste tagakiusaja ja ta tegi seda oma parima äratundmise järgi. Ta tegi seda justkui Jumala nimel, õige usu nimel. Ka tema arvas, et ta teeb sellega Jumalale mingit teene või et ta teostab seeläbi mingit Jumalale meelepärast ohvri teenistust. Loomulikult oli see kõike muud kui Jumalale meelepärane, aga nii apostel Paulus oma sõgeduses arvas. Ja neid, kes on oma vaimses ja usulises pimeduses kristlasi taga kiusanud, on läbi aastasadade ja tuhandete
olnud samuti sadu ja tuhandeid ning sadu ja tuhandeid ja kümneid tuhandeid on olnud neid, kes on ustavalt tunnistust andes pidanud kannatama ja oma elu jätma selleks, et saada pärjaks igavese elu kroon. Muide, sõna tunnistama ja tunnistaja on aluseks ka eesti keeles olevale võõrsõnale märter. Me ütleme eesti keeles selle kohta tihtipeale ka veretunnistaja, aga enamasti arvatakse, et märter on keegi, kes mingite põhimõtete pärast sureb või tapetakse. Jah, see on tõsi, aga eeskätt on märter see, kes annab tunnistust, kes annab tunnistust tõest, kes annab tunnistust Jeesusest Kristusest, kes on tee ja tõde ja elu, kes teeb seda püha vaimu väega, tõe vaimu väega ja kes seeläbi saab tõeliseks veretunnistajaks, tõeliseks märtriks, kelle ustavus just selles proovile pannakse, kas ta on valmis seisma tõe eest kuni lõpuni, kas ta on valmis loovutama oma elu selleks, et võimalikult palju inimesi tema ümber võiksid kuulda seda elu andvat tunnistust Jeesusest Kristusest, kes on meie ees surnud, surnuist üles tõusnud ja meid tõeliselt vabastanud. Selleks, et me võiksime elada Jumala lastena tema igaveses riigis. Nii et see tunnistamine, see hõlmab ka valmisolekut vere tunnistuseks. Miks? Sellepärast, et nad ei ole ära tundnud ei isa ega Jeesust, tema ainusündinud poega, ütleb Jeesus. Nad on teda koguni vihanud. Nad on tedagi ju taga kiusanud. Jeesus ütleb, kui nad on taga kiusanud mind, kiusavad nad taga teidki. See on mõnes mõttes hästi kummaline, et Jeesust, kes tuli ja tegi ainult head ja kõneles ainult tõtt, taga kiusati, et ta viimaks surmati. Aga tegelikult see ei ole kummaline, tegelikult see on selle langenud maailma, võiksime öelda, paratamatus, mitte et see paratamatus vabastaks need, kes Jeesuse surmasid nende süüst. Aga see paratamatus seisneb selles, et me oleme tõepoolest patust niivõrd rikutud ja aheldatud, et me tihtipeale, hoolimata sellest, et me ise arvame vastupidi, ei suuda isegi teha vahet sellel, mis on tõeliselt hea ja mis on halb. Ja veelgi enam või veelgi vähem me suudame selle järgi käia isegi siis, kui me oleme selle ära tundnud. Head, mida ma tahan, ma ei tee, halba, mida ma ei taha, ma teen. Need on apostel Pauluse sõnad, mis suurepäraselt, väga täpselt iseloomustavad selle langenud patuse maailma tegelikkust. See oli inimeste kurjus, mis ei suutnud taluda Jeesuse pühadust, Jeesuse täiuslikku headust ja armastust. Ja kuigi Jeesuse jüngrid ei kuuluta inimestele midagi muud kui pääsemist ja igavest elu, parimat, mis võib inimestele iial osaks saada, on see ikka läbi kõigi aegade kutsunud esile leebemal juhul pilkeid, aga halvemal juhul tagakiusamist ja tõepoolest Kristuse tunnistajate tapmist ja nendega koos kogu kristliku usu ja rõõmusõnumi hävitada püüdmist. See tundub nii mõistetamatu. Miks peaks kedagi taga kiusama ja vihkama kedagi, kes tuleb, et kuulutada sulle pääsemise võimalust, ainsat tõelist pääsemise võimalust ja pealegi sellist pääsemise võimalust, mis toob sulle sellise elu täiuse, et sa ei kaota mitte midagi, sa ei jää mitte millestki ilma, aga sa võidad kõik. See on mõistetamatu, aga see on paraku tegelikkus. Selle maailma vürst, saatan, on suutnud inimeste meeled niivõrd sõgestada või pimestada, et inimesed
ei suuda enam teha vahet sellel, mis on õige ja mis on vale. Ja me näeme seda nii sageli enda ümber. See, nagu ma olen mitu korda öelnud, tundub mulle nii kummaline. Mitte, et ma peaksin teisi inimesi enda ümber kuidagi endast rumalamaks. Ma tunnen seda iseenda puhul samamoodi. Et nii tihti on minu sees mingisugune jõud, mis justkui sunnib mind valima valesti, isegi kui ma tean, et see on vale. Tegema asju, mida ma tean, et ma ei peaks tegema, ning samal ajal tekitab minus sellist teatud vastumeelsust või ütleme paremal juhul laiskust, aga halvemal juhul tõepoolest vastumeelsust nende asjade suhtes, mille puhul ma tean, et need on õiged ja head. Mis asi see on? Vastus on lihtne. See asi ongi patt. See ongi see kuri jõud, see kuri kalduvus meie sees, mille me oleme saanud pärandina kaasa oma esivanematelt. See, mida me nimetame päris patuks, mis lahutab meid Jumalast, headusest, tõest, armastusest. Ja kui me oleme ristitud ja see päris patt on maha pestud ja ka meie isiklikud patud on maha pestud ja andeks antud, siis paraku on meie praegune loomus patust endist viisi niivõrd tugevalt nõrgestatud, et me oleme endiselt kalduvad patule ja vajame pidevalt ja pidevalt Jumala püha vaimu uuendavat, puhastavat, valgustavat ja pühitsevat väge. Mitte ainult temast, Jeesusest tunnistuse andmiseks, vaid ka selleks, et me võiksime elada oma elu nii, nagu on hea ja õige Jumala, meie taevase Isa silmis. Jeesus hoiatab oma jüngreid meie tänases evangeeliumis väga tõsiselt. Ta ütleb, et seda ma olen rääkinud teile, et te ei komistaks. See komistamine võib-olla on liiga pehme sõna. Kui me tõlgiksime kreeka keelest otse, siis me võiksime öelda ka, et ei laseks ennast lõksu püüda või langema või kukkuma panna. Meie elus on nii palju selliseid asju, mis võivad meid kas ahvatleda või hirmutada nii, et me tõepoolest langeme sellesse lõksu, et me ei usalda enam Jumalat, et me laseme temast lahti, et me valime mingi teise tee, et me teeme mingeid valesid otsuseid ja samme. Ja kui me siis libastume, siis me võime väga kergesti langeda. Ja kui me oleme langenud, siis me ei pruugi suuta oma jõust üles tõusta. Ja vahel on nii, et me mingil hetkel enam ei tahagi. Ja see on kõige ohtlikum, kõige õudsem olukord. Kui inimene kaotab ka Jumalale lootuse, arvab, et Jumal enam ei hooli temast, Jumal ei armasta teda enam, ma olen nii patune, isegi Jumal ei taha mind enam ja ei saa mind aidata. See on vale. See on see kõige suurem pettus. See on see kõige suurem komistamine või kõige ohtlikum lõks, millesse me võime lasta ennast püüda. Isegi siis, kui me oleme libastunud, isegi siis, kui me oleme komistanud, isegi siis, kui me oleme kukkunud, langenud, esimene asi, mida me peaksime alati tegema, on hüüda Jumala poole, pöörduda tagasi tema juurde, paluda, et ta tõstaks meid oma armuga üles, et ta taas oma püha vaimu läbi meid puhastaks, uuendaks ja pühitseks ja oma väega täidaks. Just nii, nagu ütleb meile ka selle meie tänase pühapäeva nimi, eksaudi, kuule. Kuule, issand, mu häält, kui ma hüüan su poole. Sulle ütleb mu süda, ma otsin su palet. Sinu palet, issand, ma otsin. Ära peida oma palet mu eest. Kui me otsime issanda palet, me võime olla kindlad, et ta ei peida seda meie eest. Ta on ju tulnud ise meie juurde. Saanud Jeesuses Kristuses ise üheks meie hulgast ja üheks meiega. Selleks, et mitte miski meid enam tema armastusest ei lahutaks. Ja tema vaim, see tõe vaim, võime öelda ka tema armastuse vaim, tunnistab sellest jätkuvalt. Meile, meie sees ja loodetavasti ka meie kaudu, neile, kes on meie
kõrval.